No nii, tere kõigile. Esiliiga on siin tagasi. Täna siin Maardu Kunstmullu staadionil siis Esiliiga 10. voor ja kohtuvad siis Maardu linna meeskond ja FC Nõmme United U21 vastu võõrsil. Ja nende jaoks siis hakkas talle natukene selga nii-öelda lüüa või tõukata teda. Nii, aga siin pikk pall, Manucho ja Patrik Põlda, löök ja mis tuleb mööda. Oli väga ohtlik. Esimene see väga vähe võimalust. Üks võimalus oli Maardul hea võimalus ja üks võimalus hea oli Nõmmel. Ainult sellised poolmomentid, aga praegu Tsõmbaljuk esipostile ja Tsõmbaljuk. Volkov saab ta paremasse või keskele tulla, tal on kaks jala, töötav. Parem vasak on kõik töötavad. Manucho, Naidis. Löök! Ai, hea löök. Oleks väga ohtlik ka olukord, aga siin Manucho. Vasaku jalaga ja Kranberg siin tõrjub, aga Volkov. Varav ja tõstab lippu Karl Konrad Valtin. Volkov hakkab siis mängida. Volkov teine. Kulinitš juba rünnakul, taarlöök. Jälle Patrik Põlda tõrjub. Märk. Ja palli kaotus Tsõmbaljuk Volkovile. Kontorrünnak Volkov, Tsõmbaljuk, taar ka liigub. Volkov löök. Ja värav! Volkov 1-0. Milline värav? Ja tantsib, jälle tantsib see mees. See mees on unstoppable, lööb vasakuga, paremaga kuskilt, ma ei tea, 20-23 meetrit kaugus oli see löök ja nii, et mäng jätkub. Manucho. Lebedev. Taar. Ja penalti, Albert Taar saab siin penalti. Ja see on see hea võimalus minna 2-0 ette. Puutus punkti. Nii, Vile. Jumankin. Ja värav. 2-0. Läheb Maardu juhtima seda mängu. Kindlalt lööb penaltist Jumankin värava ja pärast emotsionaalselt lõi palli vastu seina. Ja 2-0. 2-0 Maardu kasuks. See on juba pallikaotus, Lebedev läheb kontorrünnakusse. Lebedev läheb keskele. Löök ja täpselt keskele Patrik. Ja mina isiklikult ei näe. Nii, aga siin Nõmme United Rei. Rei ja mis värav paneb siin Hendrik Rei vasaku jalaga. Lihtsalt vasaku jalaga pani ühe puutega sinna Petaevi taha. Väga pikk pall. Nii, Volkov keskele läheb. Manucho. Lööb ja Põlda, mis tõrje Põlda. Vahetus Nõmmele, et rohkem aktiivsus, rohkem tarkust lisada. Tomingas ja Petaev tõrjub. Ja kõik. Paul Kask annab lõpuvile. Seis on 2-1. Maardu saab oma kodustaadionil 3 punkti. Ja